No tšau, sõbrad! Teate, praegu on ju üks väga tore hooaeg. Issand jumal, päike paistab. Nii palav on siin. Aga teate, täna on põhimõtteliselt selline aeg, et korralik selle aeg on käimas, on ju? Tead, mis seis on või? Mis see põriseb siin? Mesimuum kuskil. Et suvikõrvits. Suvikõrvitsa puhul on siis see, et tema puhul on siis see, et ta sisaldab hästi palju vedelikku ja temaga tuleb natuke hellemalt ümber käia, et temast midagi head saada. Aga täna me teeme suvikõrvitsa kotlette. Meie neid küll grillime, aga kui sina tahad, siis sa võid neid vabalt teha panni peal. Ja ükskõik mis ajal. Isegi kui ei ole suvikõrvitsa hooaeg, sellepärast et suvikõrvits on minu meelest alati hea. Esimesena me võtame siis suvikõrvitsa. Suvikõrvitsa on meil ära pestud. Lõikame otsad maha, aga seda osa ma zucchiinist sul ei soovita maha lõigata. Lõika ainult üks osa maha, sellepärast et sellest osast sul on lõpuni hea kinni hoida. Ja riivime ta ära. Me riivime ta kaussi. Lisaks ma võtan ühe sibula, koorime ära ja samamoodi riivime ta siia samasse kaussi. Ma panen siia soola peale, segan läbi ja lasen tal rahulikult seista, et kogu mahla ja vedelikku siit välja saaks. See üleliigne, mis ei ole võib-olla kõige parem just, on ju. Aga teeme selle ära. Samal ajal võtame uue kausi, selle väiksema kausi sisse. Hakkame me riivima juustu. Riivime kõigepealt ühe juustu ära ja siis teise juustu ära. Mina kasutan siis kõva tüüpi juustu ja kauda juustu. Annavad mõnusalt head maitset siia sisse veel, on ju. Kusjuures selle suvikõrvitsaga on see, et mu ema topib seda lihtsalt igale poole. Ma ei suuda. Ja nüüd, kui ta vaatab seda, siis mul on natuke häbi, sellepärast, et ta ei tee seda väga hästi. Ta praeb seda lihtsalt nagu soolaga. Ja see on nagu... Ja ta sisaldab nii palju vett, ta läheb siukseks nätskeks pannkoogiks või siukseks. Ma isegi ei oska võrrelda seda. Ja talle endale täiega maitseb. Ja emme, see on väga hea. Aga mitte minu maitse. Sinu maitse küll, ja. Et jah, kõik teevad natuke erinevad seda. Aga noh, mis seal siis ikka? Nii, selle sama juustu sisse sa võid tegelikult juba ka seada pune, basiiliku, tšillisädemed, tüümiani, küüslaugupulbri. Sa võid ka kasutada ka värsket küüslauku, aga mina soovitan kasutada küüslaugupulbrit, sellepärast et on nii-öelda veidike mahedama maitsega ja jaotub ühtlasemalt ära kogu selle nii-öelda mõnusa segu sisse. Nii, ja siis kui meil on maitsained lisatud, siis põhimõtteliselt meil on tegelikult saanud juba see, noh, sa näed, ajab juba korralikult vedelikku välja, et on tegelikult päris valmis oma järgmise sammu jaoks. Et ma võtan siit ühe väga erilise koti ja ma panen kõik selle siia koti sisse ja ma aitan sellega ära kurnata, et tavalise sõelaga võid ka teha seda, kui sul ei ole, aga põhimõtteliselt vahet väga ei ole. Ma panen siia paberi veel enne alla ja siis on natuke vähem koristamist. Aga ma panen ta siia ja pressime kogu selle üleliigse vedeliku siit välja ja sa näed, kuidas siit vedelikku välja tuleb lihtsalt. Ja see on kõik see, mis teeb tegelikult sinu sellest suvikõrvitsast mitte võib-olla kõige parema kotleti, on ju. Ja põhimõtteliselt sa võid seda käterätikuga ka teha, aga käterätikuga on see natuke raskem, sest käterätik on tihedam ja ta ei ole nii kontrollitav. Aga noh, siuke kogus tuli seda rohelist vett siit välja, on ju. Väga hea. Kuna ma olen aias, siis ma viskan selle üle rõdu ääre. Ja nüüd zucchiini siia sisse tagasi. Lisame siia meie juustu ja ürdisegu. Siis me paneme siia ühe muna, jahu ja segame kõik ilusti ühtlaselt ära. Ja nüüd sa näed, see taigen on natuke selline vedelam, aga ei, sellest on kõik hästi. Ja kui meil on see taigen segatud, siis meie grill on juba valmis. Ootab meid mõnusalt. Ma võtan siit väikeste peotäitega
siukseid massikesi ja ma käte abiga teen ta väikseks siukseks kotletikeseks. See ongi nagu kotlett, aga lihtsalt ilma lihata. Kui ma tegin seda, mult küsiti, et aga kus liha siis jäi? Liha ei pea alati sööma. Liha on hea, aga vahepeal võib täitsa sellist asja ka süüa ja mina, kes olen täielik lihasöödik, isegi mina võin seda süüa. Et kui te nägite mul seda kanašašlõkki, siis sõpradega koos ma grillisin kanašašlõkki ja seda zucchiinit või suvikõrvitsa kotlette ja isegi neile maitses väga see suvikõrvitsa kotlett. Nii et järelikult on hea. See, kui palju sa siit neid kotletikesi saad, see oleneb muidugi su zucchiini suurusest ja sellest, kui palju sa seda mahla siit välja pigistad. Aga natuke saad. Kui tahad rohkem, siis palun väga, korruta koguseid lihtsalt. No, siis ma panen ta siia peale. Ja põhimõtteliselt, eks sa serveeri, kuidas sa tahad. Sisuliselt siuke korralik stack ta on. Siia veel kreeka jogurtit natuke peale ja võid kõrvale ka panna, ega vahet ei ole, kuhu sa teda paned. Ja natuke rohelist sibulat ka, just rohelisemast otsast. Ma arvan, et sobib ime hästi siia. No nii, aga siis peab ju põhimõtteliselt nagu proovima ka, mis me siin kokku keerasime, et ma ei tea, kuidas ma siin lammutan natuke, ma võtan ta siit eraldi pealt ära ikka. Ma ei hakka tervet kuhja ise korraga sööma, aga ma tean, et ma tahaks. Oih! Oh my god. Oh my god. See juust. Ja see suvikõrvits koos. Mis te arvate, kas ma peaks suvikõrvitsa pastat ka tegema või? Andke mulle kommentaarides teada. Aga okei. Mina söön siin üksi edasi jälle. Sest jaa. That's tasty. Raw tasty, nagu Keiu kunagi ütles. Oh my god. Väga hea. Okei. Aga. Oh my god, ma ei taha suud. Ma ei taha suutäist ka rääkida, aga aitäh, et sa mind vaatad. Kui sul on mingeid küsimusi, anna mulle kindlasti kommentaarides teada. Ja varsti näeme juba jälle. On ju? Mõnusat sooja suve sulle. Tšau!